Me oleme harinud, et reeglina kütusemüüjad tegelevad ainult auto mootorikütuste müügiga. Tegelikult on jaemüüjad ja ketid juba ammu astunud sammu edasi ja nende toodete portfellis on pea kõik võimalikud energiaallikad. Terminal on vana ettevõtte, kõige vanem Eesti kütuseettevõtte aastast juba 68 hulgiturul alustatud ja kütuseterminalidega müüme kütust ja igapäevaselt üha rohkem on aktuaalne elekter ja kodus elektri laadimine, elektriauto laadimine, avalikus laadimisvõrgus elektriauto laadimine ja elekter on, võtame, et on uus transpordikütus ja kui sa juba transpordikütusena elektrit pakud ja oleme toonud innovaatilisi lahendusi ka kodumajapidajatele, kus sa võid elektriautot laadida börsihinnaga, aga kodus oled fikseeritud elektrihinna peal, siis on täiesti tavaline see, et me müümegi ka elektrit ja seetõttu on ka terminal oma nime muutnud, brändi muutnud. Kunagi oli Terminal Oil, nüüd on Terminal Energia ehk et kõik energia ühes kohast, on see kütus, on see elekter majapidamisse, on see elekter sõiduautosse või elekter majapidamisse ehk et kõik energia ühes kohast. Me oleme väga palju rääkinud sellest, mis toimub kütuseturul, eelkõige praegu just Lähis-Ida kriisi taustal. Mis toimub praegu elektriturul? Kas seal on kõik rahulik? Eelmise aastaga võrreldes olukord märksa tõsisem. Esiteks meil on olukord, kus võtame eelmise nädala, et Norras oli vähe lund, hüdroreservuaarid on tühjad ja eelmine nädal oli väga õpetlik nädal sellest, kuidas me oleme harjunud, et Norras on väga odav elekter. Aga võta näpust, eelmine nädal oli Norras elekter kallim kui Eestis ja väga lihtsal põhjusel. Hüdroelektrit on vähe, hüdroreservuaarid on tühjad ja kui veel sinna juurde panna, et meil oli küll päikesepaistet ja päikeseelektri tootmist eelmisel nädalal, aga sellest oli vähe, kuna ka tuult oli puudu. Seega mitu halba kombinatsiooni kokku, hüdrot vähe, tuult ei olnud, lisaks Olkiluoto tuumareaktor oli üks hoolduses, tuli nüüd küll hooldusest välja, aga teine on nüüd hoolduses 55 päeva. Et täna oleme ikkagi olukorras, kus eelmisel nädalal Norras oli elekter 350% kallim, kui ta oli eelmisel aastal samal ajal. Rootsis, Soomes 250% kallim, meil Eestis 100% kallim kui eelmine aasta samal nädalal. Et meie üks sõnum selgelt on, kui vaadata ka sügisesse, et mitte fikseerida elektrihinda sügisel, mida tavaliselt tehakse, vaid tegelikult täna on ikkagi riskid suured, et elektrihind võib olla ka suvel päiksepaistega kallis, nii nagu eelmisel nädalal ja seetõttu oleme aprillis toonud sellise kampaania või teinud palju parema hinna elektrile. Ühe tariifne elekter fikseeritud hind on näiteks 10,8 senti kilovatt-tunde, mis on väga hea hind, tõenäoliselt turu parim täna, mis saada on. Et üleskutse on, et ei pea ootama ära sügist, mille elektrihinnad kõrgele lähevad, vaid fikseeritud elektrihind ja fikseeritud elektrileping on ikkagi võtame seda kui kindlustust, mis annab sulle kindluse, et su kulud on kontrolli all. Kui keeruline see liitumine siis või on või mida klient selleks peaks tegema, kellel võib-olla ei ole praegu ikkagi seost Terminal Energia? Hästi lihtne, lähed terminali kodulehele, valite sealt elektrirubriigi ja seal on kõik paketid, kui keegi soovib ka börsi, võib ka börsi peal loomulikult olla, aga sealt saab valida ka 6-kuulist fikseeritud elektripaketti ja kõik need kliendid, kes aprillikuu jooksul sõlmivad fikseeritud 6-kuulise elektrilepingu, nende vahel muide veel loosime 5 auhinda 100 eurost kütusekrediiti, seega aprillikuu ja võid 100 eurot kütusekrediiti saada ja selliseid siis 5 auhinda. Seega paindlikkus enne kõike. 6-kuine leping ei muutu teile kohustuseks. Saate tuleviku osas ise otsustada. Laupäev meil Maamees käib, seega kõik, kes soovivad veel täpsemalt midagi kuulda, kas kütustest, elektriauto laadimisest, kodulaadijatest või küsida elektri kohta, siis see on erakordne võimalus. Laupäeval on veel Maamees avatud, see on siis neljapäev, reede, laupäev ehk et laupäev on veel võimalus tulla ja võtta nööbis kinni ja küsida nõue.
seega kõik ühest kohast ja selline lahendus kehtib kõigi energialiikide kohta.